Tervitust! Täna 3. aprillil ma avan oma meriforelli püügi sel kevadhooajal. Ja hooaeg peaks juba heal olema ammu vist, kui kohe algamas, vähemasti parem aeg. Aga minu kohta võib öelda, et kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ehk siis jah, esimene püük mul sel aastal. Ja tulin siis Tallinnast lääne poole. Püüki alustan kell 9 ja vaatan, kaua jaksan. Usun, et 6-7 tundi. Võtan siin erinevaid nukke läbi. Ja ühtlasi on see mu meriforellipäeva 5. seeria siis täna. Ja kas saab täna eedus murtud? Ehk siis paistab. Ja näis kaua üldse kulub ikkagi, kui ma tulen reaalselt kotikalaga kaldale. Võib venida päris pikale need osad. Et käimistihedusest võib järeldada, ja sellises tempos kuluda üsna kaua. Kui ma loen nüüd hooajakorrad kokku, siis keskmiselt tuleb mul 6-7 püügipäeva vaid meriforellil. Kuna kalal saan käia nädalavahetustel ja kui ma püüaks vaid meriforelli, siis oleks kala tõenäosus saamine suurem, et käimistihedus loeb ikka väga palju. Aga üritan ennast jagada mitme kalapüügi vahel, küll jõekale, mais tuleb ka juba haugihooaeg. Aga keskendume siis täna selle meriforelli püügile. Tuul on selline ühtlaselt vali, rohkem nagu loodest tundub. Ma ei tea, kui hea see on. Aga laine on nagu õpikust ja vesi ka selge. Ja tuleb siis esimene vise hooajal sel kevadel. Ja mingi, see oli kivi, nõks käis läbi, võtab korraks ehmatama, kive siin jagu, ei tulnud midagi. Selle nuki pealt on mu rekord meriforell 5 kilogrammi. Kalu ja võtte olen siin varem ka saanud. Alustan siis kohe päris madalast kuni põlveni veest. Kevaded on minu jaoks olnud produktiivsemad võttude poolest. Loodame, et siin ilmade ja veel vee soojenedes õnnestub mul nende väheste käikudega ikkagi kala kätte saada.
On see lainetus liiga kõrge ja kala hoopis rahulikuma sees. Pole õrna aimugi, kus ta on. Tegin selle kivikari ümbruse nüüd umbes tunni ajaga läbi ja kala endast märku ei andnud. Tavaliselt ma suudan isegi rohkem ühe koha peal passida. 2-3 tundi olen kamminud ja on ka ära tasunud. Loomiti tükk aega. Kala tuleb, kui oled juba tunde visanud väikest ala. Aga mõtlen, et jõuan täna äkki rohkem läbi püüda kohti. Ja niimoodi kala leida. Kõndisin mööda seda rannajoont ja enne kui autoga uude püügikohta lähen, otsustasin, et marsin siin suvalises kohas korra sisse. Tundub, et on liivane põhi ja üksikud eraldi seisvad kivid siin siis. Tegin siin mõned visked ja aega siin rohkem ei raiska. Aga noh, vahet ei ole, kus ma kala ei saa. Jõudsin kolmandasse püügipaika, kui see vahepealne väike sutsakas nüüd sisse arvestada. Vähe pikem rannikuriba, et siin mul kulub kauem ja arvan panustan paar tundi siin, kus vissan ikka kivikotti mulle. Vesi on ilus selge, pilved on ka hajunud ja päike tuli välja. Et lootust võiks ju olla, aga et reaalselt ikka seda kala saada, peaks ikka vist mitu korda järjest käima, ma ei tea, 5 päeva järjest. Võib-olla siis on tõenäolisem. Et selline jupitamine, nagu ma käin, korra ära, jälle paus sees, jälle korra. On ikka siis vaja seda õnne õigel ajal õiges kohas olla. Või siis kas võtta üks pikk ja korralik päev. Panustada 2-3 püügi kohta ja loota, et see kala mööda ujub. Ma ise olen rohkem, kui püüan, siis pigem jah, et vedan ühe koha peal rohkem aega. Minu meelest see autoga ringi tiirutamine ja uuesti sättimine võtab ka oma aja ära. Et eesmärk võiks olla ikka rohkem viskeid teha ja vähem sõita. Mingit kindlat spetsiifikat mul ei ole ka välja kujunenud.
ei ole eriline meriforelli spetsialist. Jälgin põhiliselt siis jah, nii-öelda õpikust või meriforelli artiklitest neid põhitõdesi ja peaasi, et oleks kevad või sügis ja või pehme talv. Kivisem rannik, vesi selge. Ja usun ise, et enamus kala ikkagi toob käimissagedus. Kui ma võtan oma kalade statistika, need vähesed, mis ma olen kotti saanud ja hulgim alamõõdulisi on tulnud väga erinevatest oludest. Oma esimesed meriforellid püüdsin Paljassaare lahest ja päris esimene oligi aprillikuu algus. Vesi vaevalt 3-4 kraadi soe ja seda maatuulega. Siin Merika spetsialistid soovitavad kevadel alustada seda meriforelli püüki varakevadel, kui vesi on veel külm lääne poolt ja liigub ida poole. Et siis selle alusel mõtlesin, et tulen siia Tallinnast kõvasti lääne poole siis. Kalapüüki oma videotes mina ei õpeta ja ei ole need mingid õppevideod ja nagu näha, eriti meriforelli püüki minu käest õppida ei maksa. Lihtsalt jagangi oma kalapüügi retki ja emotsioone. Vastavalt lihtsalt, kuidas nad siis välja kujunevad. Niimoodi panen üles siis nullivideosi ja seda magusamad on need võtuhetked. 2 meest on veel seal eemal saabunud, 3 isegi vist. Ja muki peal seal kahlavad. Et äkki ma ei olegi väga vale koha. Neljas mees isegi seal kandis. Karjakesi on kindlasti lihtsam kala leida. Potentsiaalseid viskeid lihtsalt 4 korda rohkem. Täna on praegu päikesepaisteline ilm ja kui ma hakkan mõtlema, siis enamus meriforelli võtte ja kalu, mis olen saanud kätte, on päikesepaistelise ilmaga. Et selline kogemus. Paljudel vastupidi, ma tean. Kuigi enamus kordadel on ju ilmad sellised, nagu nad on ja käid ikka halli taevaga. Et siis jah, isiklikult usk rohkem päikesepaistelise ilma. Viimased kotikalad tuubel 54 senti ja 72 senti vist, ei 77 sentimeetrit, 5-kilone meriforell tulid täiesti selge taevaga. Ronin vahepeal välja ära, kuskil tunnike loopisin praegu ja selles 2-3 kraadises vees olen jah.
tund aega kahlanud ja tundub, et natuke liiga vähe sai sokke alla panna, et hakkasid jalad külmetama. Vahepeal rannikule teen lõuna ka ja kõnnin jalad uuesti soojaks, et veri hakkaks ringi käima. Pakun jah, et 2-3 kraadi vahel on see vesi, mitte soojem. Sääredest ja kintsudest ei saa arugi. Siin on korralikum kiht alla ka. Aga sokke, tavaliselt mingid puuhiljased sokid on. Alates 7 kraadises ja soojemas poleks häda, aga oleks pidanud rohkem paksemat kihti ka veel. Ma tunnen, kuidas mu vasak jalg lekib täiesti ja upub siin külmas vees praegu. Ma kardan, et kujus kaldal kuskil ei viitsi vist loopida, et nüüd jääb tänane püük katki. Täiesti vasak jalg upub. Ja siit soki seest on näha, kuidas tuleb vesi välja. Tänaseks siis püük läbi ja proovin neid korra, kas saan liimiga pidama ja ilmselt tuleb hakata ka uusi pükse vaatama. Ja, et see külm puges ikka üsna konti ära ja hetkel on parim koht soe auto. Ja jäi siis see püük planeeritust lühemaks. Sellel 5-kilomeetrisel rannikulõigul, mis ma siin mõne tunni püüda jõudsin, nägin ära kuskil vähemalt 6-7 või isegi 8 kalameest. Viimase nuki peal, kus lõpetasin, oli 4 meest ja 3-ga sai räägitud juttu ka, et oli ka neil selleks hetkeks null kontakti. Ja nad jätkasid oma püüki, neil igal juhul kivikotti. Mina aga sain oma vasaku jala sokid välja väänatud ja paljad varbad tossus ja olemine on hetkel täitsa mõnus juba. Jään siis ootama järgmist merikapüüki või muud kalapüügikorda, eks paistab, kus järgmine hetk viib järgmise korrani.